ma olin eile piknikul oma mängukoeraga, kui ma sain äkit sealt Gmaili, et mind on kutsutud tööintervjuule. Keda huvitab, siis ma kandideerisin digital marketingu alla. Seal on mõned asjad, millest ma võiks paremini aru saada, aga suuremat osa asju ma tegelikult nagu mõikan. Aga ma veits teen siin arvutis researchi. Te võite nii kaua vaadata, kuidas ma reaktin omal ühele vanale videole. No, mul ei ole endiselt raha, aga õnneks aastal 2018 tegi Johannes Lilover mitu erinevat videot teemal, kuidas teenida raha. Nii et me vaatame siis, mida 16-aastane mina saab mul õpetada ja vaatame, kas me saame selle ratta nagu käima. Täna me räägime rahast, nii et pane videole like ja sa saad väga rikkaks. Ma mõtlesin täna jagada 5 tippi raha kohta või mis aitavad nagu su hobidega raha teenida ja võib-olla lihtsalt teile tutvustada seda maailma, mis teid ees ootab, kui te saate mingi 14. Hästi teadsin oma target audience. Nice. Esimene tipp on investeeri iseendasse. Üks kõik kergemaid viisi, kus raha teenida, tehes midagi, mis sulle väga-väga meeldib, on olles oma hobides hea. Sul lihtsalt tuleb võimalusi sellepärast, et sa oled parem kui suur osa teisi inimesi. Ja kuna need on su hobid, siis need tavaliselt ei ole koolis õpitavad ja neid inimesi, kes neid teha oskavad, on võib-olla vähem. Kuna sa oled laps ka, siis su on aega neid arendada ja võib-olla selleks, et kui sa oled 18, siis saad sellega juba full time raha teenida. See on tegelikult väga huvitav, kuidas mul ja noorena vedas sellega, et parkuuri tegijaid on nagu tegelikult nii vähe ja minu arust ikka veel Eestis on see asi, et tegelikult parkuuri treenereid on liiga vähe. Et see on nagu nii lahe ala, mida nagu lastele meeldib õppida, aga täiskasvanud, kes seda oskaks, on tegelikult väga vähe. Ja nagu siin ma räägin sellest punktist, kus su hobid saavad olla väga lahedad töökohad, aga tegelikult vist suurem osa on see, et ma ei tea, kui sa oled näiteks ujuja, siis see töökoht, mis on ujumisega seotud, on kõige tõenäolisemalt kohtunik olemine võistlustel, mis otseselt ei ole väga palju lõbusam tõenäoliselt kui ükskõik milline muu tavaline töö. Ehk siis see nagu hobi hästi tegemine on väga-väga valdkonna põhine igas. Ja üks huvitav asi, mis on see, et kui ma nüüd seda vaatan siin 5 aastat hiljem, siis ma ju võiks olla ülipalju paremas positsioonis. Aga miks ma tunnen, et ma ei ole paremas positsioonis, on see, et mu väärtushinnangud on selle aja jooksul umbes 3 korda väga tugevalt muutunud. Mis tähendab seda, et sa alustad mõnes mõttes otsast peale. Su nagu elu läheb paremaks ja sinu suhted teiste inimestega, su suhe nagu maailmaga. Aga nagu töö ja karjääri mõttes, kui sa nagu vahetad kogu aeg oma valdkondi, siis sa ei jõua sinna punkti. Kõige näiteks, et ma ei tee nii palju parkuuri, ma nagu ei viitsiks olla parkuuri treener praegu, aga ma näiteks väga-väga hingestatult teen rulaga sõitmist. Aga ma olen selles räigelt halb ja see võtab tegelikult aega veel mingi 4 aastat, et ma üldse saaks sellest normaalseks. Ehk siis ma lihtsalt vist selles vanuses ei olnud kogenud nii suurelt veel seda, et mul saaks iseenda hobidest kõrini. Vaatame. Teiseks punktiks on lase inimestel teada, millega sa tegeled. Ma olen saanud nii palju random tööpakkumisi lihtsalt läbi ema tuttavate. See on väga fair point. Kui inimesed ei tea, mis sa teed, nad ei oska sind aidata, juhtubki, kui sa kolid teise riiki, on see, et mitte keegi ei tea, mis sa teed. Sotsiaalmeedias võid saada mingi 10 000 jälgijaid, mis teeb jällegi väga kergemaks sul oma toodete või hobi müümise. Kui sul on mingi klassikalisemad hobid, näiteks nagu jalgpall, korvpall, siis ka sotsiaalmeedia võib aidata sul leida kergemini mingi sponsoreid ja inimesi, kes märkavad sinu Tegelikult armastan, kui nagu hustle mindset ma olin tol ajal. Ma oleks võinud nagu veidi kauem selles kõiges olla sees ja päriselt hakata nagu rohkem raha teenima. Mu nagu hippie faas tuli natuke liiga vara peale. Ma olen tegelikult väga üllatunud, kui mõnes mõttes selgelt ta räägib. 4. on vanematega hästi läbi saamine. Kui esimesed 3 olid väga seotud sellega, et sa pead olema milleski väga hea, siis 4. on lihtsalt see, et räägi oma vanematega, ole avatud oma vanematega, lase neil teada, mis on sinu hobid ja mis asjad sulle on tähtsad. Ma lasen sellel osal lihtsalt tervenisti käia, sest et ma olen nagu väga-väga üllatunud praegu, kui armas ja tark see oli või nagu
jah, ja arvestage, et see käib siis umbes sellise vanuse juurde 13 kuni 16 vanuse kohta. Ma ei mõtle ainult seda, et nagu lihtsalt küsi vanematelt rohkem raha ja kui sa oled nendega sõbralik, sa saad neilt rohkem mingi taskuraha, on ju. Ei, ma mõtlen seda, et kui sa tahad näiteks osta endale kaamerat ja su vanemad teavad, et sulle väga meeldib fotograafia ja sa tahad täiega mingi filmindust õppida, siis nad on nõus seda tavaliselt rohkem raha lihtsalt toetama, kui siis, kui sa oled nagu mingi ülirandomli. Mul on kaamerat vaja. Ja nüüd isegi ei tea, et sa oled elus kunagi pilte teinud. Proovige oma vanematega läbi seda, see on ka majanduslikult teile palju kasulikum, sest nemad tavaliselt lihtsalt tahavad seda, et sul hästi läheks. Ja kui sa oled nendega avatud ja nad teevad su hobisid, siis nad on ka rahaliselt nõus tavaliselt rohkem toetama sinu hobisid. Ma panen selle ka descriptionisse, kui teist keegi on huvitatud. Ja üldse, tegelikult mul on nagu kõik vanad videod praegu private'i peal. Kas te tahate, et ma teeksin need avalikuks? Te võite kirjutada kommentaariumisse, sest et vahepeal mingid inimesed tahavad teatud videod näha, aga samas need ei ole nagu liialt seotud minuga praegu. Ehk siis see on nagu imelik nüüd näidata enda kanalil. Ja, võite teada, mis te arvate. Kui sul meeldib lugeda või midagi, siis võiksid õppida raha kohta. Nagu see tuleb väga-väga kasulikuks sulle, kui sa oled 18. Sest et kui sa loed 17-aastasena palju investeerimisraamatud, siis see hetk, kui sa oled 18, teed oma pangakonto ja oma investeerimiskonto, siis sa saad kõik oma säästud ilusti ära kaotada. See on geniaalne. Ja siis sa saad wisdom. Ma olen viimased 2 aastat olnud täiega metsahundu. Ma olen jooksnud kuskil maailmas ringi, matkanud, korraldanud inimestega reise. Ja nagu nii kaugel olnud mingist LinkedInist ja sellistest asjadest, eks see on täiega põnev olnud teha CV-sid ja cover lettereid. See on täiesti mingi uus maailm mu jaoks. Aga nüüd lähme õue ja sõidame veits rulaga. Okei, ma väga ei jaksa ka tegelikult enam. Trekid lähevad nagu aina halvemaks, sest et jalad on väsinud. Täna on nii hea päev, täna on nagu päike paistab, soe. Imeline septembri lõpp. Praegu on 2 päeva hiljem ja mul on 3 minuti pärast intervjuu. Ma olen veits õppinud LinkedIn marketingu kohta, veits SEO asju guugeldanud ja võib-olla mõndadele küsimustele valmistanud vastama, aga yeah, that's about it. Hi. Yes. So I just moved here in the middle of August. Yeah, I can come on Monday to the office. Okay, see you. Bye. Okei, see oli väga veider. Ma olin täiega närvisena seda. Ma ei ole kunagi vist sellisel intervjuul olnud. Igatahes. Intervju on selle kohta ka palju öelda, sest et ma põhimõtteliselt ei rääkinud mitte midagi, ta tutvustas oma firmat, tegi veits oma firma üle nalja, rääkis, et neil ei ole raha eriti palju. Aga nad tundusid nagu päris inimesed olevat ja ma lähen esmaspäeval vaatama siis põhimõtteliselt nende office'isse, teha, kuidas nad kõik seal töötavad, mis vibe'iga nad on, ja ma tegelikult tahaks rohkem näha selle firma kohta ja ma ei tea, väga põnev, igatahes. Näeme järgmises videos. Pane like, kui sa tahad, ma teeksin veel selliseid videoid ja ma ei tea, loodame, et ma jään siin Taanis ellu. Tšau, olete lahedad!